Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Igal reedel toome sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood. Me tehis arutame inimestega, kes rakendavad AI-d päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist. Täna on meil ekstra põnev teema, sellepärast et me hakkame rääkima tehisintellektist hariduses. Ja kellega muuga on seda parem rääkida kui ühe kogenud haridustöötajaga ja ka tehisintellekti praktikuga. Meil on täna külas Piret Lehiste ja Piret on tegutsenud sellisel haridussüsteemis juba üle 28 aasta. Ta on töötanud õpetaja, õppejõu, koolitajana, haridustehnoloogina, õppejuhina ja hetkel juhib ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias õppeosakonda. Aga lisaks, mis on eriti oluline siin just meie poolt, on see, et Piret on väga aktiivne digipädevuste edendaja ja ta jagab oma teadmisi YouTube'i kanalil, eestikeelsel YouTube'i kanalil, mille on väga lahe nimi, Nippi-tiri diginipid. Ja sellest kõigest me täna rääkima ka hakkamegi. Tere, Piret! Tere, Kerlin! Ja tere, Sandra! Tervist! Aga ma annangi, Piret, kohe siit sõna sulle üle. Sa saad rääkida enda taustast ja sellest, kuidas sina nüüd kogu selle oma karjääriga neid pöördeid teinud oled ja kust see tehisintellekt sinna sisse tuli? Jah, et see oli päris hea ülevaade sellest minu taustast lühidalt, aga AI maailma puhul ma pean tegelikult liikuma lausa eelmise sajandi lõppu. Et ma olen hariduselt inglise ja saksa keele õpetaja ja lõpetasin tolleaegse Tallinna Pedagoogikaülikooli eelmise sajandi lõpus. Ja mind kutsuti sinna kohe pärast ülikooli lõpetamist ka õppejõuna tööle ja hakkasin õpetama siis keelekeskuses. Ja minu ülesandeks oli õpetada üliõpilastele erialast inglise keelt. Ja see tähendas seda, et õppeaasta alguses võeti kõik õppejõud kokku ja hakati jagama erialasid. Kes, mis erialal seda erialast inglise keelt siis õpetama peaks hakkama. Ja millegi pärast ei tahtnud ükski vanem kolleeg erialaks informaatikat. Mina olin tol ajal juba arvutitega natukene ikkagi kokku puutunud ja mulle see teema valdkond täitsa hästi juba sobis ja ma ei osanud midagi karta. Ütlesin, et okei, andke mulle need informaatikud ja ma hakkan neile siis õppematerjale koostama ja neid õpetama. Ja siis aasta hiljem alles sain ma aru, miks need vanemad kolleegid seda eriala väga ei tahtnud, sellepärast et sellel erialal ei saanud kasutada järgmisel õppeaastal täpselt samu õppematerjale. Sa pidid kogu aeg neid uuendama, täiendama, sest kõik oli pidevas muutumises ja uusi tehnoloogiaid tuli pidevalt peale, nii et ühel hetkel ma hakkasin ennast täitsa kiruma selles osas, et see tähendas meeletut tööd ja vaeva, aga see kulus ju lõppkokkuvõttes marjaks ära, et ma sain ise kogu aeg sellest informaatika maailmast, arvutiteadusest rohkem teada ja hoidsin nii-öelda nagu kätt pulsil sellel teemale. Ja sealt tuli ka üsna varsti julgus hakata ise koostama oma e-kursuseid. Siis tekkis mul mõte või tekkis huvi sellise valdkonna vastu tegelikult, see kasvas nagu ka sellest arvutiteadusest välja, haridustehnoloogia. Sai kuskil seal 2007-2008 aastal Eestis ka selliseks läbivaks märksõnaks. Tallinna Ülikoolis hakati selliseid inimesi koolitama. Ja siis tolleks ajaks olin ma jõudnud juba Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžisse, kus ma hakkasin välja töötama eraldi seisvat täiendkoolituse õppekava, 2-aastane õppekava haridustehnoloogia tegevõpetajatele ja ise olin sellel õppekaval siis mitu aastat õppejõuks ka. Ja siis loomulikult seesama haridustehnoloogia valdkond oligi see, mis mind juhtis ju ka AI juurde, sest tahes tahtmata, kui ma õpetan õpetajatele, kuidas digitehnoloogiaid klassiruumis rakendada, siis nende hulka kuulub ka AI, et sinna ei saa midagi parata. Ja
siin sissejuhatuses Kellen tõi välja ka selle, et sa teed ka YouTube'is kodulehel sisu, seesama nipitiri diginipid. Ma arvan, et sa võiksid natukene rääkida ka sellest teekonnast, et kuidas siis see sündis. Me teame ise enda kogemusest siin podcasti tehes ka, et see võtab väga palju aega. Et mis sind on siin kannustanud siis seda teadmist teistega jagama sellises formaadis? Üks asi viib teiseni ja ütleme, ma mainisin siin võib-olla selles eelnevas jutus kõige rohkem seda õpetaja karjääri ja seda, et ma haridustehnoloogia juurde ühel hetkel jõudsin, aga ma ühel hetkel toimetasin koolis inglise keele õpetaja ameti kõrval veel ka haridustehnoloogina. Ja see tähendab enamasti ju seda, et sinu need koolitatavad on ainult selle sama ühe kooli õpetajad. Ja mulle tundus ühel hetkel, et seda jääb natuke väheks, et kui sul tekib ühel hetkel seda teadmist või oskust ja sa ise oled lihtsalt nii uudishimulik ja teadmisjanuline inimene, et sa kogud seda infot ahmid nii-öelda sisse seda igapäevaselt, aga seda sa saad edasi anda ainult käputäiele inimestele. Et siis mulle tundus, et ma võiksin hakata seda natukene laiemalt pakkuma, sest et igasse kooli ei jõua koolitama ja võib-olla niimoodi leiab suurem hulk inimesi selle info üles ja saab samamoodi katsetama hakata. Ja niimoodi see juhtus jah, et 2021 aasta oli see, kui ma ei eksi, siis 15 august oli see kuupäev, kui ma mõtlesin, et ma teen ise siis ära selle Facebooki lehe ja sinna otsa siis ka Instagrami lehe ja mul olid väikesed oskused olemas ka veebilehe tegemise osas, et võtsin lihtsalt kõige lihtlabasema tarkvara selleks hetkeks Google Sites ja panin oma diginipid siis sinna üles. Ja siis niimoodi ma toimetasin siis mõned kuud, kui mu elukaaslane ütles mulle, et kuule, mis sa nendest tühjadest, nendest pildikestest sinna veebi lihtsalt üles riputad, et sa võiksid proovida ka striimimist. Ja see mõte oli esialgu, ma mäletan, kohutavalt hirmutav mu jaoks, sest ma olen eluaeg peljanud tegelikult kaamerate ees olemist. Mulle ei meeldi ka, kui pildistatakse ja filmitakse, et see tekitab sellise ärevuse ja krambi sisse. Aga, ja üks asi viib teiseni, aga siis, just, ja siin ma nüüd istun, aga miks ma tegelikult sellest hirmust või see hirm nagu viiski just selle sama YouTube'i striimini, oligi see sama, et ma ise nimetan seda enda kanalit natukene enesepiinamiseks. Et ma tahtsin tulla sellest mugavustsoonist välja ja tahtsin ennast proovile panna ja ma ei kahetse seda selles mõttes, et see on andnud hästi palju rohkem enesekindlust. See on pannud mind võib-olla vähem olema perfektsionist, kes ma tegelikult nagu üsna tihti kaldun olema, aga ma ei saa seal striimis olles ette midagi, ma ei tahagi midagi ette salvestada, sellepärast et ma tean, et see tähendaks tohutut salvestamist ja kogu aeg uuesti tegemist ja ümber tegemist, aga et seal ma tean, et ma pean selle asjaga hakkama saama, tulevad vead sisse, lähevad sõnad suus, sõlme lähevad. Et see ei ole üldse oluline on see, et ma saan selle vähema vaevaga kiiresti ära tehtud ja kellelegi on sellest veel kasu, mitte et see minu teadmine on kuskil ainult minu peas ja teistega seda ei jaga, et hoian kõik endale, et see mentaliteet ei ole kindlasti see, mida ma oma elus ja nagu olen tahtnud järgida. Absoluutselt, see on kindlasti meie fookus ka, et kogu seda teadlikkust ja tõsta ja jagada kõike seda, mis me ise õpime erinevatel koolitustel ja loengutes ja mujal. Aga see sinu kanal on täna eelkõige erinevate rakenduste ülevaadete või rakenduste tutvustamiseks, eks ju, et sa proovid ise rakendused läbi ja siis sa jagad seda kogemust, et nendele, kes võib-olla tahaksid natuke seda hüpata üle sellest sammust, et ma peaks ise 10 ühe sama funktsiooniga rakendust proovida, et siis nad saavad sinu kanalilt selle kokku võtta. Aga neid rakendusi on ju nii palju ja sinu ühes videos on sul juba, ma ei tea, 10+ mõnikord, eks ju, neid rakendusi päris palju. Kui palju neid rakendusi sa tänaseks testinud oled sa seda kokku lugenud, tead sa seda ja kui palju nendest siis päriselt on sellist, et sa ütled, et jah, need on head, neid ma soovitan ja neid ma võib-olla jään ka ise kasutama näiteks või julged ka teistele edasi soovitada? Ja ma mingit numbrit
öelda ei oska. Aga ma nii palju küll ütleks, et iga rakendus, millest ma oma striimis räägin, see tähendab, et ma olen selle kõrval siis proovinud veel näiteks 2 rakendust. Et ütleme 3-st 1 jõuab niimoodi nende hulka, mida ma siis õpetajatele tutvustan, aga katsetanud olen ma jah rohkem, et ütleme, kui eetrisse on jõudnud umbes 100 sellist AI-ga seotud rakendust, et siis umbes 300 olen ma siis sinna kõrvale kokku neid katsetanud ja nii-öelda läbi proovinud ja mõelnud, kas see on midagi sellist, mida tutvustada. Ja noh, kasutusele võtnud selles mõttes, et ma olen võib-olla, kui minu käest küsida näiteks, et mis on minu lemmik tekstirobot või mis on minu lemmik pildirobot, siis ma ei saa öelda, et mul on lemmikud. Ma olen pigem selline inimene, kellele meeldib, kõik sõltub sellest, et mis on eesmärk, et mida ma päriselt tahan saavutada ja kui ma ühe rakenduse puhul tulemusega rahul ei ole, siis ma võtan igaks juhuks kõrvalt veel teise rakenduse, 3. võrdlen tulemusi, võib-olla panen isegi nende tulemuste peale kokku selle lõpplahenduse, et ma arvan, et see on just see, mida ma julgustaks ka kõiki teisi inimesi, mitte ainult õpetajaid nagu proovima, et ei pea jääma kinni ühte, igal ühel on nendest oma võimekus ja ühe asja jaoks on üks vahend ja teise asja jaoks teine vahend. Et selles mõttes mul on nad kõik ju kuskil nii-öelda kuklas kogu aeg need rakendused meeles. Kui mu käest inimene küsib, et kuule, ma tahan teha sellist asja, mida sa mulle soovitaksid, siis ma hakkan läbi mõtlema kõiki neid ükshaaval, mida ma kõike katsetanud olen ja kus tal võib-olla seda siis mugavam teha oleks. Ja hästi oluline on jah, et need oleksid ka sellised vahendid, mis oleksid nagu käepärasemad inimestele, kättesaadavad, ligipääsetavad, et osadele on vaja rakendust, mis töötaks mobiilis, teisele, mis oleks mul lauaarvutis või sülearvutis kasutatav, nii et selles mõttes hästi palju on detailides kinni. Aga niimoodi ma päris numbriliselt ei oska ka öelda, palju ma igapäevaselt kasutan ja ma tegelikult isegi pean tunnistama, et ma ei kasuta AI-d igapäevaselt, aga iganädalaselt kindlasti. Et ma natuke ikkagi olen veel seda tüüpi inimene, kes tahab ka oma aju aeg-ajalt kasutada ja kui mul on väga kiire, kui mul on vaja ideid genereerida, kui mul on vaja iseenda tööle mingisugust tagasisidet saada, et siis ma võtan AI ette ja kasutan siis mõne toreda juturoboti abi selleks. Aga kui mul on aega rahulikult, siis mulle meeldib ka ise ju oma kujundusi teha. Ei ole mul vaja, et iga pildi mulle AI valmis teeb, et see kõik on ja nagu aja küsimus ja kvaliteedi küsimus ja nii edasi. Sa just mainisid ka seda kättesaadavust. Ma arvan, meie oma podcastiga samamoodi tahame teha kõike mõistetavaks ja et inimesed saaksid laialdaselt seda kasutusele võtta ja sa oled tegelikult võtnud selle mentaliteedi, et sa kasutad tasuta rakendusi ja võib-olla natukene laiendaksid kuulajaskonnale ka, et mille pärast siis ma oletan, mis see on, aga võib-olla seesama mentaliteet seal taga, et natukene seda avada. See vastab tõesti tõele, et ma enamuse sellest ajast, kui ütleme, eks ole, see oli 2022 november, kui ChatGPT 3.5 välja tuli, et eks ma pärast seda enamus ja kõik, mis ma nagu AI-ga seoses olen õpetajatele jaganud, on pigem tasuta rakendused. Aga ma ei saa päris seda tunnistada, et ma ei oleks mitte ühtegi rakendust ostnud, et ma näiteks üks rakendus, mida ma ikka igakuiselt, mille eest ma maksan, on Canva. Ja just nimelt seetõttu, et mul oleks võimalik rohkem kujunduselemente ja erinevaid funktsioone seal oma enda töödes kasutada. Ja kui tavakooli õpetajal see sama Canva for Education pakett on tasuta, siis ülikoolides kahjuks sellist võimalust ei ole ja ülikoolis töötades ma pean ise endale mingisuguse lahenduse siis selleks leidma. Aga olen ka ostnud aeg-ajalt rakendusi või neid pakette siis, kui ma tahan mingisuguseid paremaid funktsioone lihtsalt testida. Aga lõpptulemusena jah, ikkagi ma eelistan pigem tasuta rakendust just nimelt seetõttu,
et kui ma siin mitmed aastad tagasi hakkasin täiskasvanute koolitajana tegutsema, siis mu selline tunnetus oli juba sinna koolitusele minnes selline, et ma ei saa minna õpetajate ette mingite kallite rakendustega ja öelda neile, et vot hakake nüüd seda ja seda kasutama, et see kindlasti ei oleks olnud aktsepteeritav ja isegi ma peaks ütlema nii, et ma väga palju huvitavad mind sellised rakendused isegi, kus ei ole üldse vaja isegi kontot luua. Et ka taolisi asju on olemas selleks, et õpetajatel on erinevad soovid ja erinevad hirmud ja nii edasi ja väga paljud neist ei ole nõus ka koolitusel näiteks hakkama ju endale erinevatesse keskkondadesse kontosid tegema, et siis ma proovin leida alati ka selliseid näiteid, kus ei ole vaja üldse kontot teha ja on vabalt kättesaadav kõigile. Ja eesmärk on tõesti näidata, et ikkagi ka lihtsate vahenditega on igal õpetajal võimalik oma elu lihtsamaks teha ja oma tunde ette valmistada. Väga õige. Aga liigumegi siit, on hea koht liikudagi sinna õpetajate valdkonda edasi ja sa oled töötanud õpetajana varem, hetkel sa selles rollis ei ole, sa oled ülikoolis, eks ju, aga sa oled ikkagi erinevate kooli tasemetega kokku puutunud. Alustamegi sellest, et sa mainisid ka seda, eks, et sa igapäevaselt ei kasuta, aga ikkagi sul on kindlasti neid kasutusjuhtusid. Mis su enda igapäevatöös on need kohad, kus AI sind aitab ja mis aitab siis aega kokku hoida või mingeid asju efektiivsemalt teha? Hetkel siis jah, ütleme nii, et iganädalaselt mõned näited, mida ma nagu siis kõige rohkem kasutan. Notebook LM näiteks on üks. Ma olen üldse võib-olla, kui ma siin peaks mingitest sellistest suurtest firmadest rääkima, et siis mina olen pigem Google'i inimene, et kõik, mida Google pakub, on võib-olla siis nende lemmikrakenduste hulgas ja seetõttu ka see Notebook LM, mis võimaldab mul praegu oma igapäevatööd tehes, kus mul on hästi palju vaja lähtuda mingitest alusdokumentidest, on need siis õppekorralduse eeskirjad või kõrgharidusstandard või mingid sellised, eks ole, mis igal ülikoolil on neid pakkide kaupa selliseid dokumente ja kuna ma olen oma ametis suhteliselt uus, siis peas mul neid ju ei ole ja kui mul on vaja kiiresti leida vastus, kus dokumendis millestki räägib, mis punktis kuidas vastata tudengi küsimusele selle või teise teema kohta, et siis ma olen nad kogunud sellistesse märkmikutesse kõik oma vajalikud alusdokumendid ja siis AI teeb minu eest selle töö ära, et ma saan ta käest küsida, aga mis teema meil siin alusdokumentidest puudu on, mis meil oleks kindlasti vaja juurde kirjutada selleks, et üliõpilased lihtsamini ise ka info üles leiaksid. Ja siis teine muidugi, mida mul igapäevaselt läheb vaja, on DeepL. Et ma teen DeepL translatoriga ikkagi väga palju tööd, mis siis, et ma olen inglise keele õpetaja. Selleks, jällegi, kui ma hakkaks ise tõlkima kõiki neid materjale, mis mul on üliõpilastele vaja nii eesti kui inglise keeles, see võtaks meeletu aja. Mul on pigem lihtsam seda lasta AI-l ära teha, siis kiire pilguga üle vaadata, kas terminid on kõik paigas, et ega ta grammatiliselt seal ei eksi. Et see on nagu teinud ikkagi tööpäevad selles mõttes palju-palju lihtsamaks. Siis kuna ma teen ka päris palju õppematerjale, siis mul on kindlasti vaja mingisuguseid visuaale. Et selleks ma kasutan siis eelkõige Canva Dreamlabi. Miks ma eelistan seda, on ka juturobotid teevad ju selle tänasel päeval enamik ära, on ju, et on see Gemini või ChatGPT või mis iganes, et mulle meeldib Canva Dreamlabi puhul see, et ta teeb mulle korraga 4 pilti. Ja siis ma saan nende 4 seast valida endale selle kõige meeldivama. Ja teine rakendus, mida ma piltide loomisel enamasti kasutanud olen, on Ideogram. Et see on olnud ka üks mu lemmikuid. Ja siis mul on vaja selliseid visuaale, kus on teksti juurde võimalik lisada mingisuguseid skeeme, jooniseid, graafikuid, mingeid selliseid asju. Et siis selles osas ma olen avastanud hiljuti sellise rakenduse nagu Napkin AI. Et see on ka väga hea, teed lõigu, märgistad ära ja siis saad sealt valida missuguse iganes kujunduse ja seal hiljem veel omalt poolt tuunida ja täiendada. Et selles mõttes need on ja ütleme võib-olla sellised
kõige igapäevasemad, aga kui mul on vaja nagu ideid genereerida, enda töö kohta mingit tagasisidet saada, siis need on enamasti ChatGPT, Gemini, kui on veel vaja sellist infootsinguga seotud täpsust, et siis Perplexity näiteks, et selles mõttes neid on tõesti hästi-hästi palju ja õpetajana töötades ilmselt oleksid need rakendused natuke teise sihiga valitud, aga praegu selle töö puhul, mis ma hetkel teen, see nimekiri võib-olla on kõige ajakohasem. Ma arvan jälle keegi, kes kuulab, võib-olla selles maailmas ei orienteeru, et sa praegu nimetasid juba päris palju erinevaid tööriistasid, aga ülihea, me paneme kõik need jaokirjeldusse ka, et kui keegi soovib siis lähedamalt vaadata. Aga ma lihtsalt olen lähedalt kokku puutumas ka Haridus- ja Teadusministeeriumi juhi tasandiga ja sellega, et kuidas seda tehisintellekti hüpet siin Eestis seda integratsiooni turule nii-öelda tuua kõigi jaoks, nii õpilaste jaoks, aga meil tuleb ka sinna juurde seesama problemaatika, et kuidas me neid õpetajaid teavitame kogu selles protsessis, et mis need võimalused on. Nii et sinu tegemised mängivad sellesse väga ilusasti sisse. Aga kui peaks nüüd tooma välja näiteks gümnaasiumiõpetajad, et kas on kohe sellised kasutusjuhte, mida sinul pähe tuleb, mida näiteks gümnaasiumi tasandil võiks siis õpetajad rakendada tehisintellekti vallas? Ma arvan, et siin ei oma isegi tähtsust, et kas ma olen teise kooliastme, kolmanda kooliastme või gümnaasiumi õppejõud, et ma ise, kuna ma ka iga kuu olen ma vist ikkagi mõne sellise koolituse erinevatele koolidele teinud, on see siis veebiseminari raames või olen kooli koha peale läinud ja hetkel isegi ka seal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias mul on üks koolituste sari, mis on suunatud eelkõige muusikaõpetajatele ja see on pannud mind muidugi uurima siis ka igasuguseid selliseid rakendusi, millega saab muusikat luua, oma luuletustele viise juurde lisada, ühest helifailist võib-olla mitmeid heliribasid tekitada nii, et seal oleks eraldi klaver ja viiul ja puhkpill. Et selles mõttes selle valdkonnaga olen igapäevaselt kokku puutunud, aga ma ei ütleks, et siin nagu sõltub sellest, mida sa õpetad või kus kooliastmes sa õpetada, vaid üldisem on kogu see lähenemine, et miks AI nagu õpetajatele vajalik on selleks, et aega kokku hoida. Ja siit ma alustakski sellest, et tegelikult kõige elementaarsem viis, kuidas seda rakendada, on tundide ettevalmistamine. Et ma ei peaks sinna alla panema liiga palju aega ise kõike välja mõeldes, vaid ma lasen eeltöö AI-l ära teha ja siis sinna juurde lisan oma loomingu ka ja täiustan seda, et ma kindlasti ei kasutaks seda AI pakutut niimoodi, et võtan selle ja siis lähen kohe sellega tundi, vaid ikkagi mõtlen ka sinna juurde, millised on minu kas see sobib neile, kas see on ikkagi tänapäevane tund, kas see lähtub minu õppijate eelteadmistest ja nii edasi, nii et tundide ettevalmistus igal juhul kõigile õppejõududele. Kui ma tagasi mõtlen nüüd sellele ajale, kui ma ise inglise keele õpetaja olin, mis oli üks raskemaid asju tundide ettevalmistamisel, oli igasugused näidete genereerimine, kuidas ma saaks mingeid hästi palju erinevaid näitlauseid, näitülesandeid, näittekste, et õpikus oli tavaliselt üks näide ja võib-olla see kõigile arusaadav ei olnud, et siis sellega hoiaks praegu hästi palju aega kokku. Teine või isegi kolmas kasutusstsenaarium oleks kindlasti see, et meil on klassiruumis praegu nii erinevad õppurid, et seal võivad olla koos sellised, keskmine tase, andekad ja siis neid, kellel on vaja nagu hästi palju järele aitamist, et ma saan kohandada AI abiga oma õppematerjale. Ma teen sellest erineval tasemel tekstid. Ma saan anda just ekstra andekatele mingisuguseid lisaülesandeid, mida ma ei pea ise ükshaaval välja mõtlema hakkama. Ja neljas võib-olla stsenaarium, mis kui ma praegu koolis töötaks, mida ma kasutaks ilmselt rohkem, on see, et on väga palju juba selliseid rakendusi õpetajatele, kus ma saan oma ainest lähtuvalt ise tuunida valmis ühe juturoboti, mis täidab nii-öelda tuutori rolli.
ja ma saan anda või selliseid ülesandeid õppijatele siis, kus nemad on kaasatud, mitte mina ei ole see tark seal klassi ees, kes üksinda räägib lastele, vaid ma saan nendele kõigile pakkuda võimalust vestelda selle juturobotiga ainult konkreetsel teemal, ilma kõrvalekalleteta ja uurida ja küsida, õppida küsima, ma arvan, see on ka üks hästi oluline oskus, mida juturobot aitab nagu arendada, et ma oskan juturoboti käest küsimusi küsida, saan pidevalt abi paluda, kui ma millestki aru ei saa, mingisugune terminoloogiline asi, õpetaja ei jõua lihtsalt klassiruumis kõikide õppuriteni ja see oleks nagu hea võimalus. See oleks ka üks variant näiteks kodutööks, et me ei annaks selles mõttes selliseid mõttetuid kodutöid, et tee kodus veel 3 töövihiku harjutust või kirjuta kodus kirjand, mille ma siis loomulikult lasen AI-l ära teha. Aga kui ma annangi kodutöö ülesandena inglise keelt harjutada juturobotiga, vestelda mingisugusel teemal, lasta juturobotil mulle minu keeleoskuse osas tagasisidet anda, on ju võimalused juba ka päriselt sisse rääkida see tekst, kuulata ka hääldust ja aru saada, kui palju ma hääldusvigu teen või mis iganes, eks ole, et selles mõttes see maailm on lihtsalt nii lai, et oleks patt lihtsalt kasutamata jätta kõiki neid võimalusi selle asemel, et ja võib-olla liiga palju kurta, et nii palju on kodus vaja ettevalmistustööd ja oma järgmise päeva tundideks. Ma võib-olla lisangi, et kuna ma ise olen ka õppejõud, ma tean, et minul õppekava valmistades nii õpiväljundite genereerimised, kontrollküsimuste, samamoodi seesama, et tuua, laiendada neid näiteid, et kui ongi inimene vastab mingisuguse asja valesti kontrolltöös, siis seal juures on kohe juurde genereeritud erinevaid näiteid, et see on seda tekstipõhist sellist lisamaterjali, mis toetab tegelikult õpilasi, on väga hea siis genereerida. Samamoodi seesama AI tuutori teema, et ma olen seda ka samamoodi AI assistendi ülesehitamisele õpetajatele näidanud ja see, milline Pandora laegas nende jaoks siis avaneb, kui sa seda, et ehitadki teadmiste baasi sinna taha, paned selle kirja, et ta ei kalduks kuskile kõrvale, et ainult need materjalid, mis on ette antud, on ju, et võimalused on nagu nii laiad ja mul on nii jällegi siiras rõõm nagu kuulda seda, et sellest laiemalt räägitakse, et tihtipeale ongi lihtsalt vaja natuke nagu seda kätt hoida, esimesed sammud kaasa teha ja siis juba nagu see pilt, horisont läheb laiaks. Üks mõte mul tuli veel, mis ma arvan, mis oleks õpetajatele hästi kasulik. Õpetaja tänasel päeval ei julge väga minna oma mõne kolleegi juurde ja küsida tagasisidet oma tunnile või nendele materjalidele, mida ta loonud on. Et minu meelest on see ka üks väga hea võimalus, et kui ma ei julge seda mõnelt vanemalt kolleegilt või kellelt iganes küsida seda teist arvamust, siis AI on selleks suurepärane partner, et sa saad minnagi, sul on oma mõte, millega ma homme tundi lähen, sul on seal teismelised klassis, teemaks on see ja see, söödan oma tunni mõtted sisse ja küsin ausat tagasisidet, et mis selles tunnis võiks veel teisiti teha ja kas see on midagi sellist, mis võiks nendele noortele peale minna. Et see selles osas julgustan ka, et kindlasti või oma mingeid kirjatükke täiustama, mismoodi seda annaks paremaks teha, et see on ka üks asi, mis igale õpetajale kulub ära selleks, et me ei oleks liiga oma harjumustes ja seni tehtus kinni. Ehk siuke AI kolleeg endale ka, keda appi võtta. Kuidas sinu tunnetus on? Eks kindlasti see tase on ju kasvanud, aga ikkagi ju kuuleme lapsevanematelt, õpilastelt samamoodi, et ei, meil midagi hästi räägita ja õpetajad ikkagi aga tulevad küsima, eks ju, et kuidas ma ikkagi saan selle lapse kodutööd kontrollida, et on ta siis AI-ga tehtud ja nii, et ikkagi seda hirmu, nagu sa ütlesid, on väga palju. Aga kuidas sinu tunnetus on, et kui sa nüüd oledki kuust kuusse käinud seal, on see tase kasvanud, on seda julgust juurde tulnud, saame me öelda, et juba, ma ei tea, pooled, enamik, alla poole õpetajatest on sellega kaasa minemas? No ma julgen isegi tegelikult selle poole, ma julgen isegi öelda nüüd, et kuigi siin on see teine pool ka, et kui ma mõtlen nüüd viimane koolitus mõned kuud tagasi oli, siis isegi sellel koolitusel, mul on tavaliselt nii, et ma koolituse alguses
juba täitsa aegade algusest saadik olen alati küsinud õpetajatelt seda küsimust, et kui palju te olete siis seni AI-d näppida julgenud, et kes on seal ühes või teises juturobotis juba toimetanud ja kui palju on neid, kes ei ole, julgete tunnistada, et ei ole kasutanud. Siis tegelikult siiamaani on igal koolitusel umbes 25% neid, kes ei ole üldse näppinud. Ja siis on selline 25, kes on siis võib-olla ühe korra midagi proovinud, aga loomulikult jah, see number nagu, et kellel on juba rohkem kasutuspraktikat, see aina kasvab ja selle üle on hea meel, aga võib-olla jah, et rohkem on vaja neid erinevaid praktilisi näiteid ja ideid, et mida teha saab, et võib-olla kui nad ühte näidet näevad, siis jäävad liiga sellesse kinni, et oleks vaja lihtsalt seda pilti laiendada. Aga ots on kätte antud, mulle tundub, ja ega me sellest keegi ei pääse, et selles mõttes õpetajad ju teadvustavad seda küll, aga eks AI on ju selles mõttes lihtsalt üks järjekordne tehnoloogia ja kui õpetajal ei ole olnud siiani julgust üldse tehnoloogiaga niimoodi sõbraks saada, et ega siis see AI ju sinna iseenesest ei tule, et selleks ma pean ikkagi julgema arvutit igapäevaselt kasutada ja tundma ennast selles vallas kodus. Mis need mentaalsed barjäärid siis on? Mis see nagu õpetaja peas võib-olla sellist blokeeringut võib tekitada? Selle tehnoloogia, et midagi uut, aga kas on midagi veel näiteks tehisintellekti võtmes, et kas seal on veel mingisugust hirmu, mis on siuke alateadlik, mis on välja joonistunud? No eks need samad hirmud ongi, et võib-olla kuna nad ju näevad, et lastelt tuleb üha rohkem selliseid töid, on ju, kus AI on selle töö lapse eest ära teinud, et siis võib-olla nad arvavad, et lapsed jäävad lollimaks, et selles mõttes see on kindlasti üks teema. Siis on ju seal õpetajatel muud hirmud ka, et tegelikult meil on ju väga palju erinevaid seadusi ja reegleid, mida me täitma peame, et koolidele on väga hästi selgeks tehtud see, et me ei saa sundida lapsi keskkondadesse, kus tegelikult nad ei tohiks olla, sest et on vanusepiirangud. Me ei tohiks sellistesse keskkondadesse üles riputada õppijate töid või mis iganes, eks ole, autoriõigustega vastuollu minna. Et kõik sellised asjad, eks natukene panevad pelgama seda tehnoloogiat ja see, et ma ei tea, mis minu infoga saab, mis sellega edasi tehakse, et eks see AI maailm on lisaks võimalustele on seal ka ohud ja ma pean neid teadma ja teadvustama endale ja olema kursis, kuidas ma peaksin või ei peaks käituma siis. Ma arvan, et see on väga tähtis osa, et tõstagi need teemad ülesse ja juba see natukene maandab seda võib-olla ärevust, mis võib tekkida ühel inimesel, kes selle laia maailma, siis meie jaoks on see maailm nagu nii võimas ja hoomamatu isegi vahel, et on hea neid adresseerida. Aga ma tean, et sa oled tegelikult selles Haridus- ja Noorteameti digipädevuste rakkerühmas ka aktiivne liige. Ma esimest korda kuulsin, kui me algselt seda uurimustööd tegime sinu kohta, aga võib-olla sa räägidki natukene lähemalt, et mis need digipädevused on, mida te seal arendate ja kas juba praegusel hetkel on ka tehisintellekt seal nii-öelda välja toodud, sest ma ise tegelikult koolitustel mainin ka, et digipädevuste selline alamkategooria on ju ja võib-olla ka meil on varem joonistunud välja, et CV-s, et juba tuleb varsti see rida juurde, kas sul on olemas see tehisintellekti nii-öelda teadlikkus või mitte või praktiline kogemus, et natukene võib-olla avada seda, mis siis seal selles ametirollis fookuseks on. See on jah, selline rakuke on Haridus- ja Noorteameti juures toimetamas juba võib-olla viimased 5-6 aastat äkki kokku ja me tegeleme tõesti sellise ühe üldpädevusega, mis riiklikus õppekavas kõikidelt õpetajatelt tegelikult eeldatakse, et meie õppeainetesse on lõimitud sisse selline üldpädevus nagu digipädevus ja digipädevus iseenesest, mis see on siis teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum. Ehk lühidalt öeldes suutlikkus hakkama saada digirikkas keskkonnas. Me ükskõik, kuhu me ühel päeval tööle satume, seal võib olla hästi palju tehnoloogiat, siin selles samas stuudios näiteks väga palju tehnoloogiat ja ma võiks osata seda tehnoloogiat ära kasutada siis oma tööde
tõhusamaks tegemiseks näiteks või et ma ei karda tehnoloogiat, kui ma sellega kokku puutun, et mul on julgust proovida ja katsetada, et see on selline laiem tähendus, aga digipädevus iseenesest jaguneb veel 5 selliseks alampädevusvaldkonnaks. Esimene on info- ja andmekirjaoskus, teine on digisuhtlus ja koostöö, et ma oskan meeskonnatööd näiteks teha ka kasutades erinevaid digivahendeid. Siis 3. on digisisu loomine, 4. on digiturvalisus ja 5. suur valdkond on probleemi lahendus. Ja kui te nüüd praegu mõtlete selle peale, et kui me võtame AI, eks ole, siis tegelikult jookseb see läbi kõigi nende 5 pädevusvaldkonna ja iseenesest mõistetavalt on see digipädevusmudeli oluline osa, aga see digipädevuse mudel, mida te hetkel siis veebilehelt digipädevus.ee leiate, see on viimati uuendatud aastal 2021. Ja see tähendab seda, et tol hetkel AI veel aktuaalne teema ei olnud ja ei ole seal hetkel kirjas, aga mul on nii palju infot, et lähikuudel see AI sinna mudelisse sisse kirjutatud saab, nii et loodetavasti sügisel on see koolidele juba uuendatud kujul kättesaadav. Ehk et see mudel ongi nii-öelda mõeldud ka selleks, et kui koolides neid õppekavasid tehakse, et sellest lähtuda ja me paneme selle sinna juurde, et siis on üks argument veel, kuidas seda tehisintellekti töösse tuua ja oma materjalidesse ka sisse, eks ju. Sealt saab iga õpetaja, kes vastavas kooliastmes töötab, saabki vaadata, seal on muide isegi alusharidus sees, et mida lasteaias juba seoses digipädevusega teha saab. Ja kui ma õpetan näiteks teises kooliastmes matemaatikat, siis ma saan sealt lugeda, milliseid oskuseid siis eeldatakse, et üks teise kooliastme õppur võiks AI vallas osata. Väga-väga oluline teema. Ehk siuke üldine initsiatiiv, eks ju, ja meil siin märtsikuus tuli välja ka teine suur initsiatiiv nimega TI-hüpe ehk siis tehisintellekti hüpe. Me peame seda ka kindlasti ikkagi puudutama täna. Ja ma alustaks juba sellest, et mis sinu need esimesed emotsioonid olid, kui sa kuulsid sellest? Kas sul olid juba kuidagi natukene siseringis või kuulsid ka sellest selle nii-öelda presidendi kõnest ja kõigest sellest, et mis see tuleb, mis need esmamõtted ja tunded olid? Uskumatu küll, aga see oli mulle täiesti üllatus, et ma ei teadnud, et sellist asja taustal aetakse ja et selline suur siis teavitus igal pool meedias sellega seoses tuli, aga selles mõttes esimene emotsioon oli loomulikult, et suurepärane, et on teadvustatud seda, kui olulise tähtsusega see AI on ja kui oluliseks ta aina saamas on. Aga loomulikult seal taustal hakkasid mul ka hästi paljud nagu küsimärgid peas liikuma, sest et ma siis hakkasin kohe, proovisin vähemalt rohkem infot leida selle projekti kohta, et mis on plaanis, mida see täpsemalt endast kujutab, kellele suunatud, kes on sihtgrupiks ja nii edasi. Ja siis, kui ma neid materjale, neid veebilehti uurisin lähemalt ja artikleid lugesin, siis ma väga palju nüüd seda infot veel hetkeks saanud ei ole. Et on ta ikkagi üsna selline laiali valguv veel mu jaoks. Võib-olla see info veel tuleb, aga mul isiklikult tekkisid sellega seoses väga mitu küsimust, et esiteks mul jäi natuke segaseks see koht, et miks on sihtgrupiks praegu valitud gümnaasiumiaste, et miks just 10.–11. klass, sest kuna mul on omal natuke vanem poeg kodus, siis mulle tundub, kuna ma tunnen selle vanusegrupi inimesi päris hästi, siis mulle tundub, et nad on kõik juba selle AI kasutajad ja neil on kõigil juba kontod loodud ühte või teise keskkonda. Et ma pigem ise oleksin suunanud selle fookuse allapoole, mõnele madalamale kooliastmele, et näiteks 2. või kas või 3., kus veel annaks midagi ära teha selleks, et need baasoskused saaksid paika, sest et me kõik teame, et tavaliselt mida vanemaks inimene saab ja tal juba kujunevad mingisugused harjumused, siis neid harjumusi on üsna raske muuta, aga võib-olla kui ma seal
madalamal tasemel, saan asjad selgemaks, tean, kuidas mingisugust seda prompti näiteks paremat koostada või millisel juhul üldse AI-lt abi paluda ja millisel juhul ikkagi Google'i otsingut või mis iganes otsimootorit eelistada. Et kõik sellised asjad, ma arvan, võiksid toimuda juba nooremas eas. Ja siis teine küsimärk oli minu jaoks see, et miks on vaja selleks just, et koolis seda teemat õppijateni paremini tuua, miks see peab just olema ChatGPT edu. See mudel siis, mis minu teada on tegelikult loodud hoopiski ülikoolidele. Ma ei ole kindel, kui hästi see sobitub nüüd sinna 10. 11. klassile, siis minu teada sellel rakendusel on ka vanusepiir, 18 pead sa olema selleks, et sa võiksid seda kasutada ilma lapsevanema loata ja nii edasi ja nii edasi, et nagu sellised küsimused tekivad mu peas. Pluss mulle tundub, et rohkem peaks selleks, et see tehisintellekt sinna kooli jõuaks paremini, peaks rõhuasetus olema ikkagi õpetajate koolitamisel. Ja nagu ma kuulnud olen, siis see koolitus, mida praegu koolidele siis sügiseks pakkuma peab, selle koolituse pikkus on 3 tundi. Minu enda koolitussari üks on 4 päeva, 4 korda 6 tundi. Ja mulle tundub, et sellestki ei piisa, et seda teemat õpetajateni tuua, et siis mul on väga raske uskuda, et 3 tunniga algajale õpetajale sa suudad selle teema nii hästi selgeks teha või talle kogu seda julgustust pakkuda ja et ta läheb ja päriselt hakkab seda rakendama. Et nad võivad koolituse läbi käia, võib-olla saavad sellised esmased teadmised, aga selleks, et ma seda päriselt oma tundides rakendama hakkaksin, on ikkagi rohkem seda õpet vaja ja läbitegemist, praktilisi ülesandeid, et niimoodi, et ma tulen ja lihtsalt kuulan ja vaatan, kuidas keegi midagi teeb, ilma et ma ise seda läbi prooviksin, ilma et ma ise oma ämbrid läbi kolistaksin ja julgeksin õppijatega seda tunnis kasutada, võime me selles mõttes ikkagi hätta jääda. Et see on. Korra küsin siia juurde, et kuna ma ise, mul ei ole kooliealisi lapsi, eks ju, ma ei teadnud üldse sellisest nagu rollist nagu haridustehnoloog ja mida rohkem seda uurisin, siis mulle tundub, et haridustehnoloogi roll ongi just nimelt neid digipädevusi ju arendada ja toetada neid õpetajaid. Aga seda rolli ei ole ju üldsegi mitte kõikides koolides, see ei ole ju selline kohustuslik roll. Kas see oleks üldse nagu mõistlikum, et kuidagi nagu nende kaudu läheneda, et meil tegelikult peakski olema, kui me tahame seda sellises suures mahus teha, et meil peakski olema üks nagu väga tugev toetav roll või ametikoht koolides, igas koolis, kui me tahame seda suures mahus juurutada? Täiesti nõus, et minu isiklik selline arusaamine on küll selline, et igas tänases koolis võiks haridustehnoloog olla, aga ma tean, et see nii ei ole. See väikeste koolide jaoks on just eelkõige selline keeruline koht, sest ressursse on vähe ja mul on kooli ka teisi tugipersonaliliikmeid vaja, et siis on see enamasti, leitakse see kooli seest mõni õpetaja, kellel on niigi juba suur koormus, aga ta on digivallas ka selline huviline ja võtnud siis selle vankri seal koolis vedada, aga üksinda seda kindlasti niimoodi väikese koormusega ei jõua teha, et ma arvan, et sellel inimesel oleks koolis ikkagi kindlasti täiskoht peaks olema ja tegema koolitusi, olema võib-olla seal kõrval veel ka selliste, ma ei tea, näiteks õppijatega seotud huviringide puhul võib-olla kätt hoidma või ise neid läbi viima, nii et tal oleks nagu rakendust küll hästi palju, aga jah, kahjuks nad kõikidesse koolidesse ei ole jõudnud, aga mis puutub nüüd haridustehnoloogide koolitustesse, siis minu enda teadmine on selline, et sellega on meil minu meelest täitsa hästi, sest et meil on olemas Eestis Eesti Haridustehnoloogide Liit
ja see liit korraldab oma liikmetele igal aastal ühe suvekooli ja ühe talvekooli. Lisaks Haridus- ja Noorteamet viib läbi erinevaid veebiseminare ja seal põhiline sihtgrupp ongi tegelikult needsamad digiteadlikumad õpetajad või siis haridustehnoloogid, kellel ootus ongi siis, et kui sina vaatad selle veebiseminari ära ja saad selle teadmise, siis ole hea ja vii see oma kooli edasi, et ma tahaks uskuda, et see nii on, aga jah, võib-olla siin siis tekib lihtsalt see häda, et osad koolid lähevad hästi kiiresti eest ära ja siis on sellised koolid, kus seda rolli ei ole täidetud ja võib-olla nende õpetajate olukord ei ole kõige parem ja see tähendab, et meil tekib selline suurem lõhe kogu aeg, see lõhe aina suureneb aasta-aastalt. Aga jah, ma usun, et kui pakutakse häid koolitusi ka haridustehnoloogidele, siis nad kindlasti on huvilised. Ma arvan, et siit lõpus tegelikult osas saime nii häid mõtteid, et loodan, et haridusmaastikult keegi on kuulamas ja võtab, nopib. Kas on midagi niisugust, mis tahaksid võib-olla veel välja tuua, mis sinu silmis võiks toimida just selle parema adaptatsiooni tekitamiseks? Kas on mingisuguseid mõtteid, mida me ei puudutanud praegu selles episoodi praeguses algus või terves lõigus, mis meil siin olnud on, et kas on midagi veel, kas teemade poolest ka midagi tahad enda poolt välja tuua, mis on endal südamel ja kuulajatega tahaksid jagada? Ma ei oskagi öelda, et mul praegu midagi veel lisaks väga tuleks, et võib-olla selle jutu käigus põhiteemad said läbi võetud, et ma ise, kuna ma olen hästi uudishimulik inimene ja mul on nagu selline suur teadmisjanu, nii kui midagi uut tuleb, siis tahaks seda natukene siis uurida lähemalt ja proovida ja katsetada, et see on hästi selline levinud lause, et me ütleme julgege katsetada, eks ole, et seda ma pean ütlema kahjuks ja kordama väga paljude inimeste öeldut, aga ma arvan, et kõik algab sellest julgusest, et uudishimu on selline edasiviiv jõud ja kahju on, kui me õpetajatena siis natuke võib-olla manduma kipume, et me peame oma erialal, nagu ka arstid, eks ole, et me peame kogu aeg minema ajaga kaasa ja proovima näha seda oma õppurite, oma sihtgrupi vaatepunktist ka, et kuidas see neile tulevikus kasulik on, mitte ainult lähtuma sellest, et kas see on mulle mugav ja hea, eks ole, et ma ikkagi tahaks väga südamele panna õpetajatele, et nad sellistel koolitustel võimaluse korral ikkagi osaleksid ja sellest maksimumi võtaksid. Aga teine pool on see nii-öelda tasakaal minus, mis ütleb ka seda, et hulluks ei tasu mitte millegagi minna, on ju, et ka selle AI-ga mitte, et kui ikkagi endal on aega ja tahtmist, siis proovida kõigepealt ise ja kui on kiiremad ajad, siis võtta AI appi, aga et mõistlikkuse piires kõike seda rakendada ja ma arvan, et see ongi kõik, et ei tasu muretseda sellepärast, et noored jääksid rumalamaks. See on, ma arvan, igal põlvkonnal on taoline hirm, et meist tagapool tulijad on meist rumalamad. Et üks uuring oli siin hiljuti, mis ma lugesin Stanfordi ülikoolis läbi viidud, et küsiti üliõpilaste käest siis küll 2023 aasta lõpus, et kui paljud teist on kasutanud AI-d akadeemilise petturluse mõttes, et te olete lasknud AI-l mingisuguse töö enda eest ära teha ja siis see protsent oli sinna kuskile 60% juurde, jäi 60-70 vahemikke ja siis lugesin seda ja mõtlesin, see on ikka päris hirmus, eks ole, et 60-70 on niimoodi petnud, aga siis läks artikkel edasi ja siis selgus, et sarnane uuring viidi läbi enne, kui AI üldse teemaks sai ja kui juturobotid olid ja selles uuringust tuli välja, et samamoodi oli petturlusega tegelenud 60-70% inimestest, et see nagu näitab, et küsimus ei ole selles tehnoloogias, vaid selles, et kui inimene on juba sellise suhtumise ja mõtteviisiga, siis ta leiab selle petmise viisi niikuinii
teeb selle töö ära minu eest mu vend või isa või sõber, eks ole, või kirjutad siis pisike paberi peale nagu. Just, et selles mõttes ei tasu nagu seda AI-d kuidagi mingiks teemoniks teha, eks ole, et kes meil siin noored kõik ära rikub ja meid ennast ka, et inimene ikkagi on ja jääb, ma arvan, loovaks tegelaseks ja me ikkagi hindame väga ja jääme hindama väga inimese enda tehtud, ma arvan ka, aga lihtsalt kõik on muutumises. Just. Täpselt nii. Aitäh sulle, Piret, et tulid jagama neid praktilisi näpunäiteid enda tööst ja me jagame ka kõiki linke, mida sa ka mainisid nii rakendustest kui ka sellest, mida sa igapäevaselt siis iganädalaselt oled jagamas ka oma kanalitel. Et suur-suur tänu sulle, Piret. Aitäh kutsumast. Ja kuulaja sulle ka suur tänu, et oled meiega olnud. Iga reede tulevad siis uued episoodid, kui sa meid ei juba jälgi. Iganädalaselt siis sul on võimalik nii Apple Podcastis, Spotify's kui ka YouTube'is panna siis ennast jälgijaks. Meil on üle 1500 regulaarse jälgija, 45 000 kuulamist erinevatel platvormidel. Ma olen nii uhke ja täna on tegelikult 50. episood, nii et see on ka päris ilus number, mida juba praegu siin õlgadele patsutades öelda, et aitäh, Kerlin, et oled olnud sellel teekonnal ja loodetavasti näeme siis ja kuuleme juba järgmisel reedel, nii et püsi lainel. Tšau, tšau! Tšauki! Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.